Ja tere õhtust ja tere tulemast vaatama esiliiga 13 vooru kohtumist, kui täna kell 7 võtab Sportland Arenal vastu Tallinna FC Flora U21, Tallinna FC Nõmme Unitedi U21. Ja mäng on alanud, kui number 29 Robert Pirk paneb palli kohe kaitseliini. Näeme siit söötu ääre peal sööt Korjusele. Vaatame, mida teeb Korjus. Korjus proovib ise, proovib, aga oli hea üritus, kuid väga hea pall läbi. Vaatame, kas siit näeme ka esimest potentsiaalset rinnakut, aga seal Flora kaitse vahel, aga siit tuleb ka nüüd peale löök ja ei ole üldse paha peale löök. Ja siit veel nüüd uuesti Nõmme rünnakul Tamm. Kas jõuab? Proovib Tamm uuesti ja ei ole taaskord üldse mitte paha sooritusega. Ja kiire pall Floralt ette ja kas nüüd jõuab selleni? Mulle tundub, et Lorents jõuab. Sealt nüüd üritati jätta ja oi, kui napilt ikkagi põlda selle. Ja siit taaskord. Oi, kui nüüd hea võimalus siin Floral avanes, aga Tatrik vahele. Siit ka nüüd jätkuolukord ei suuda United realiseerida ja läheb Medvedev. Saarnak ja proovib taaskord ja taaskord ka selline meetri üle lati see pall läheb. Ja Korjus nüüd üsna osavalt ennast sealt mööda mängib ja nüüd juba Zotov, kas tuleb ka lööki? Proovib, aga meetri üle. Korjus. Zotov. Ja siit nüüd Kukanil ideaalne löögi koht. Oi, kui hea löök, aga on Patrik põlda vahel. Zotov, kas proovib ise? Siiski mitte. Isok. Zotov. Ja tuleb ka löök ja kas... Ja oi, milline olukord siit nüüd. Ning pall uuesti mängu pannakse. Sealt nüüd pall kastis Floral ja maandub ta väravas, kui number 89. Värskelt olnud mees Maksim Kalimullin teeb siin teise poole alguses skooriks 1-0. Tundub, et Floral pool ajal said riietusruumist tähtsad jutud räägitud ning leiti viisid. Pilak, pall ette ka Jakovenkole. Jakovenko nüüd siin väga tihedalt siin ka Flora Unitedi karistusalas on ja teeb ise ka kohe skooriks 2-0. Samamoodi pool ajal siis tulnud mees. Ja tundub, et Floral need jutud räägitud said ja leiti viis, kuidas see Unitedi väravalukk lahti murda ning seisuks juba 2-0 on, kui siin teist poolaega vaevu 6 minutit mängitud on. Aga olukord pole lõppenud ja oi, millise tõrje nüüd Patrik põlda tegi ja see... Ja taaskord Flora rünnakul ja tuleb ka lööki, aga lähed ta napilt. Uuesti Kross. Veske. Proovib ise, proovib lööki ja väga hea tõrje siit nüüd Andero Tatrikult. Tegelikult see koht üsna magus on ja nii mõnigi Lionel Missilik mängija sellest ära üks löö, aga siit tuleb nüüd löök ja oi! Ja milline löök! Ja milline värav otse ristnurka ja enam ideaalsemalt ei saaks seda palli lüüa, enam ideaalsemalt ei saaks seda palli tabada. Kaspar Anton lööb seisuks 2-1 ning nüüd on Nõmmele jäänud 10 minutit, et enda leida ka viigi ära ning potentsiaalne võiduvärav. Ja hoopis nurgalöök Unitedile 4. selle mängu 12. ja palli endiselt väga lahti on ja kas maandub pall äravasse ja näitab hoopis kohtunik penaltit. Ja nüüd on Nõmmel ideaalne võimalus viigipunkt endale tagasi võita. Lausutakse tabloole viigipunktid. Löök ja maandus see pall ärava siin Kaspar Anton lööb. Siin 86. minuti paiku seisuks 2-2 ja nüüd on küll mõlemad meeskonnad selles tuulises Lilleküla vihmas ikkagi väga jänulised ja jahivad seda kolmandat väravat, sest et aga ei saa Nõmme seda või siiski ja vilistab kohtunik Deniss Nõmm mängu lõppenuks. Flora 2, Nõmme 2, nägime tõesti võitluslikku võidelust selles Lilleküla vihmas, aga
ei saanud siit meeskond omahel midagi muud kui